Minu selja taga on täiesti tavaline eestlase pakendi konteineri sisu. Mulle tundub, et me peame taaskord uuesti üle vaatama, mis ikkagi pakendi konteinerisse käib ja mis siia mitte ei sobi. Nii, siin on harilikud eestlaste kõrvapakendid ja jalapakendid. Kehapakend ka veel. Ja saunapakend. Harilik eestlase jalapakend jälle või suusasaapapakend või no appi. No ma olen siin umbes 10 minutit praegu tööd teinud. See on nii raske, see on väga raske töö. See on üsna fenomenaalne, mida kõike eestlased pakendiks peavad. Vanarauda, riideesemeid, värvipurke, mähkmeid, maske ja nii edasi. Eestlane toodab aastas nii 300 kilogrammi jäätmeid ja nende liigiti kogumine on meile kohustuslik. Pakendi välja sorteerimine on vaeva väärt, sest selle äraandmine on inimestele tasuta. Küllap jällegi on tasuta konteiner ka põhjuseks, miks täna pakendi sorteerimise liinidelt niivõrd palju muud kraami leiab. Vaevalt, et see, kes konteinerisse näiteks värvi ämbri viskab, üldse nii kaugele mõtleb, et tema pahateo tulemusel läheb raiskus 100 kilogramme pakendit, mis muidu oleks ringlusse võetav. Mis on üldse minu kohustused tarbijana teada pakendi sorteerimisest? No number 1 kohustus on see, et tuleks sorteerida ja viia siis lähimasse pakendi konteinerisse. Vastavalt siis sellele, kuidas sinu kodu lähedal pakendid kogutakse mitmeks liigiks, eks siis nii palju peaks ka sorteerima. No siin on tegelikult meil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 erinevat pakendit. Ja, appi. Tegelikult on neid veel rohkem, aga siin on jah 7. Et... Kas mina tarbijana pean teadma, mis on mis? No võiks teada. Papp läheb papi konteinerisse, plast, metall ja joogikartong, eks ole, mis on siis siit kõik kokku, eks ole, et see läheb siis sinna segapakendisse, eks ole, ja klaas läheb siis klaasikonteinerisse, et 3 liiki. Niisiis saab laias laastus eraldi konteinerisse panna pappi, klaas ja segapakendit. Kui pakendid jõuavad sorteerimisjaama, töötavad seal usinasti 10 inimesed, kes pakendid omakorda veel materjalide kaupa eraldi sorteerivad. Tundub esmapilgul lihtne töö, aga pole seda mitte. Papiga on asi lihtne? No tegelikult väga lihtne ei ole. No. Kui me vaatame... Ma juba lootsin. No sinu jaoks on lihtne, et papp läheb papi konteinerisse, aga nagu näha, siin on ju ajalehed, ajakirjad, vanapaber ja siis... Vanapaber, et mingi 40% papi konteineris on jäätmed, mis olema tegelikult ei peaks. Aga nagu ajalehed. Siin on erinevad kiled, jah, et see on, sorteeritakse välja, üks asi on kiled on ju, see nüüd läheb ka tegelikult pärast veel eraldi sorteerimisse teise liini peale, et kiled eraldatakse siis kas värvi järgi või siis materjali järgi. Teil peavad väga nagu tundlike näppudega inimesed töötama ja suure teadmisega. Nobedad näpud on, jah. Ja teadmine ka, et mis on ikkagi mis. Haridus seal sorteerijate puhul ka pidevalt koolitamine toimub. Piimapakid ja mahlapakid. Osa on ju tetra ja osa ei ole. Joogikartong kokku siis. Joogikartong, väga põnev sõna. Et seda sorteeritakse ka välja, jah, et täna meil läheb see Soome siis ringlusse võtuks. Ja mis soomlased sellest teevad? No samamoodi, nad leotavad selle lahti, need 3 kihti sealt ja siis papp läheb sealt ringlusse siis. Kollased karbid, ma arvan, et need sagenevad kohe, kui hakkab grillihooaeg, eks ole? Jaa, absoluutselt, et see on PP. PP, mis oli polüpropüleen. Keeleharjutused saab ka ära teha. Mis nüüd sellest saab? Kas see läheb siis... See on hea kraam, et see sorteeritakse pakenditest välja, pressitakse kokku, saadetakse tehasesse, kus see siis tükeldatakse, pestakse, granuleeritakse ja siis need granulid on siis uute toodete sisendiks Plastikut, millest pakendeid tehakse, on liigagi mitut sorti ja nende eristamine on pakendi käitlejale vast suurim väljakutse. Kuidas mina nüüd tarbijana või ma ei tee nendel vahel mitte mingit vahet? Tegelikult ega sina tarbijana ei peagi vahet tegema nendel. Jah, et see sama plastpakend ja läheb siis pakendi konteinerisse. Kui tahad vahet teha, siis enamus pakendidel on ikkagi kirjas ka siin all, et kas on siis PP, PET või HDP või LDP, eks ole, et neid nimetasin palju, aga tarbijana sa seda väga teadma ei pea.
no sellised kanistrid, noh siin nägin ka kuskil, vaata on niisugune roheline, no Jah. see nüüd on siin ja... Just, aga materjal on erinev. Aha. Just, et see on HDPE ja noh, jällegi tarbijana sa seda ütleme... Tead ma ei pea. Just, aga noh, siin me ikkagi peame välja sorteerima. Ringlusse läheb veel klaas ja alumiiniumpakend. Ülejäänud pakend läheb aga energia tootmisse ehk põletusse. Miks ma siis ei sorteeri välja ainult seda pakendit? Väga hea küsimus. Et kuna me peame võtma tagasi kõik pakendi, sõltumata sellest, kas see läheb ringlusesse või mitte, et siis ei olegi nagu sellist eraldi nagu võimalust, et sa kõik ainult ringluspakendi annad, et see on nagu igaühe enda siis otsustada, et mida ta sorteerib välja. Et tegelikult sellest kuust on meil Tartu-Tallinna korteriühistutele ka selline teenus, et nad saavad siis ainult ringluspakendit meile üle anda. Et selleks on siis kaks konteinerit, üks on klaasi jaoks, 100% ringlust, eks ole, ja teine on siis plast, metall ja kartong. Ja plastide puhul siis ongi need samad liigid, mis siin on, eks ole, et siis tark tarbija siis peaks need välja sorteerima, et nendel on kirjas pakendi peal, mis liiki pakend on ja siis on võimalus ainult ringlusse minevad pakendit üle anda meile. No see tõenäoliselt tuleb teil esialgu sellise pilootprojektina või on Eesti tarbija selleks valmis tegelikult, et ma ikkagi tean, mis on mis? No siin viimaste aegade puhul tahaks loota, et on valmis, et nüüd on palju räägitud sellest, et mis läheb ringlusse, mis mitte, eks ole, et siis me pakume sellise võimaluse, et saabki ainult ringluspakendit koguda. Eesti Keskkonnateenuste sorteerimiskeskuse laos ootavad eraldi sorteeritud pakendid transporti enamasti välismaale, kus plast ümber töödeldakse ja talle uus elu antakse. Varasemalt on Maardusse tulnud ainult ettevõtete pakend, aga nüüd testitakse seal ka kodumajapidamisest kokku korjatud pakendite sorteerimist. Mitu tonni pakendit ühe kuu jooksul siin jõuate sedasi liigiti ära sorteerida? See sõltub nüüd ka pakendist, et mida rohkem on klaasi sees, seda rohkem on tonnaasi. Aga täna me oleme siin kuskil 400 tonniga oleme alustamise puhul siis prognoosinud, aga see kogus kogu aeg kasvab ja see siis ka vastavalt, kui pikalt me seda liini käitame, et kas me paneme ühes vahetuses töötajaid, kahes vahetuses, et kõik siin on arendamise käigus praegu. No see pakendite sorteerimine, see on hästi huvitav valdkond, sellepärast, et siin peavad panustama teie organisatsioonina, sorteerijana, siis tootja, et ta teeb hea pakendi, aga tegelikult taandub ikkagi väga suur vastutus tarbijale. Mida nüüd mina tarbijana saan teha, et see siin kõik õigesse kohta jõuaks ja saaks taaskasutatud või ringlusesse? Esimene asi, mis ma ikka sõnad peale sulle loen, et ära jäta pakendisse mingit võõrast asja sisse. Et kui seal on ikka sul poolik jogurtitops, no ära saada seda sellest, et siis, kui see jogurtitops meil selles kogumisautosse kokku pressitakse, see pannakse sealt niivõrd kõva mats pihta, siis ta ikka sinna laiali pritsib ja kogu see materjal üle on rikutud ja see haiseb siin ja seda me nagu näha ei taha. Tegelikult on nippe veel rohkem kui küll, kuidas pakendit põletusest või mäkke ladustamisest päästa. Kui sa ostad näiteks kodujuustu sellises topsis, mille ümber on papp ja peal foolium, eralda kõik 3 komponenti. Sorteerija liinil seda liigutust teha ei jõua, sest pakendeid on lihtsalt nõnda palju. Eraldi on nii papp, plastik kui foolium kate ringlusse võetavad, aga koos ainult põletamise kraam. Lisaks ei tasu oma pakendeid panna konteinerisse pappkotis, sest viimane võib läbi vettida ja sealt on raske pakendeid kätte saada. Kõige parem, vala pakendid lihtsalt lahtiselt õigesse konteinerisse. Et nüüd me oleme jõudnud siis sellesse pakendite vastuvõturuumi. See on nüüd tulnud kellegi inimese kodumajapidamise pakend. Just. Aga inimesed on ju väga nagu loomingulised, kui nad viskavad asju konteineritesse. No ma ei tea, ma näen siin... Jah, tolmuime ja voolikut, eks. Ma arvan, et see on kas tolmuime ja voolik või mingi ja vatid ikka ka veel on vahele pandud igaks juhuks. Et kui suur protsent sellest nüüd tegelikult pakend on? No ütleme nii, et siin on väga palju sellist materjali, mis ei sobi või mis ei ole kindlasti pakend. Hästi palju inimesed arvavad, et igasugused mänguasjad on pakendid. Siis nad arvavad, et lastemähkmed on kuidagi pakendid. Et ikkagi oleks vaja nagu lastemähkmed ka siia panna. Sügisooaeg on meil väga nagu huvitav, sellepärast, et siis on meil väga palju õunu millegi pärast. Pakendi konteineris.
Aga mis te siis kõige sellega teete, et vaevalt ette siin eraldi biojäätmeid veel välja segate? ei, me ei võta jah, selles mõttes, et eks see läheb nüüd koos selle jäätme muu siis pakendi põleva osaga läheb siis ka ikkagi nagu siis põletustehasesse jäätmetest sooja tootmiseks, elektri tootmiseks, et sinna ta sobib. Noh, metalli esemed me korjame välja, sellepärast need peab lihtsalt välja võtma ja noh, nii on, et ega ta meile kulu, et selles mõttes, et tootjad ei maksa ju muu prahi eest. Nii et armas televaataja, palun ole hea inimene ja ära viska oma pakendisse tolmuime ja voolikuid, kindaid, vatitikke ja tööriistakaste. Jah, täna tuli siin veel tööriistakast ja potid-pannid on siin tavaline kraam, et noh, need kindlasti ei sobi pakendiliinile, et seal ei ole pakendiga mitte midagi pistmist. Pluss veel mööbel, aknaraamid, unustage ära, madratsid, need ei ole pakend. Oh my god!